Uus aasta, uued telefonid. Xiaomi nõudnud oma Redmi Note seeriaga järjekorranumbrini 15 ja meie tahame täna aru saada, milline telefon on 15 Note Pro Plus, mis on seal uut ja kas slogan titaanlikult tugev kestab kauem kui Silvia Ilvese viimane suhe. Kontekstiks, Note 15 seeria kõige kallim telefon maksab 499 eurot, aga tal on ka väiksemad, nooremad sõsarad, mis maksavad 269, 299 ja 399 eurot. Ilma igasugu kahtluseta on Note 15 Pro Plus suur telefon. Ehk siis sul on mugavam kasutada kahe käega. Klaasikiust tagaküljele sa näpujälgi küll lihtsalt ei jäta, aga see-eest on telefon libe. Kui sa otsustad mitte kasutada Xiaomi poolt karbist kaasantavat ümbrist, siis on päris suur oht, et juhtub nagu mul ja sa pillad seda telefoni korduvalt maha. Kui tavaliselt saaks siin kohal nüüd tootjad siunata, et meelega tegid sellise libeda seebikarvi, mis mööda saunapõrandat puruks lendab, et ma pean varsti jälle uue ostma, siis siin läheb asi põnevaks. Nimelt on telefoni taga küll hinnatud SGS 5 tärni Premium Performance sertifikaadiga, mis tõlkes tähendab tavaoludest etemat kukkumis-, painde- ja survekindlust. Seega, see on see telefon, mida sa naljalt ikka oma pükste taskus pooleks ei istu ja millel isegi 2,5 meetri kõrgune kukkumine ei tohiks liiga teha. Kui juba saunast rääkisime, siis see telefon peab vastu ka vesistele oludele. 24 tundi kuni 2,5 meetri sügavas vees või kuumad veejoad ei tohiks olla mingi probleem, sest telefoni kaitseb lisaks IP68-le ka IP69K reiting. Kui tahad näha, kas need sertifikaadid, reitingud, teooriad kõik aga paika peavad, siis hoia meie sotsmeedial silma peal, sest need asjad me paneme ka päriselt proovile. Kõva töö on ära tehtud ka telefoni 6,83 tollise ekraaniga. Nimelt kaitseb seda Corningu Gorilla Glass Victus 2, mis on turu üks kõige tugevamaid klaase. Piraka ekraani maksimaalne heledus ulatub 3200 nitini, ehk siis Eesti oludest täiesti viisavalt ning meediatarbimise muudavad meelgi meeldivamaks Dolby Atmose kõlarid, mis on siis stereokombel mõlemad otstes. Kui soovid, sa võid heli tugevuse keerata mitte 100-ni, mitte 200-ni, vaid 400%-ni. Seega, see on ideaalne valik nendele inimestele, kes soovivad ühistranspordis ka teiste reisijate maitsemeeli avardada. Või kui sa oled üks nendest, kelle jaoks hommikune äratuskell on tavaliselt liiga vaikne. Suured ekraanid kasutavad ka päris palju energiat, seega ma olin päris üllatunud. Avastasin, et selle telefonil on sees 6500 mAh silikonrani aku. Tõlkes jällegi 2 päeva kasutust, sisuliselt täiesti muretult olemas. Laadimiskiiruse poole pealt maksimaalne on kuni 100 vatti. Tõlkes 0-100-ni umbes 45 minutiga, maksimaalselt tund aega, sõltub sinu laadijast. Erilise lisavõimalusena toetab see telefon tagurpidi laadimist, aga mitte seda juhtmevabat, mis natukene raiskab energiat, vaid juhtmega. Seega, kui sinu sõber tuleb sinu juurde, et kuule, telefon sai tühjaks, saad laenata akut, siis sina oled, et gotcha, ja annad talle juhtmega särtsu, mitte sõbrale telefonile, või kasutad telefoni, et laadida näiteks enda kõrvaklappe. Tagaküljelt me leiame 2 kaamerat. Üks on 200 megapiksline põhikaamera ja teine 8 megapiksline ülilainult kaamera. Teised 2 sõõri, üks nendest on välk ja teine on selline kauguse sügavussensor. Seega optiline zoom küll puudub, aga põhikaamera pakub seest 2-4-kordset digitaalset zoomi. Kaamera äpp pole just maailma kõige kiirem, aga päevase ajal saab Note 15 Pro Plus oma tööga kenasti hakkama. Värvitöötlus on hea ja detailsus igati rahuldab. Ka esikaamera sai vunki juurde, võrreldes eelmise aastaga tal on nüüd 32 megapiksit ja sensor ka suurem, et saaksid oma ilusat naeratust kõigile paremini näidata. Nii, plussideks. Sellel telefonil on suur aku,
tugev korpus, kiire laadimine, kõvad kõlarid ja vastupidav klaas. Miinusteks sa pead arvestama, et see telefon on ikkagi keskklassi telefon, seega teda ei ole mõtet võrrelda sul kõige kallimate tippklassi telefonide, kaamerate ja sooritustega. Seega, sisu on Note 15 Pro Plussis palju, aga kuidas ta peab vastu päris elu testidele? Suundu sotsmeediasse, sest meie paneme need asjad ka päriselt proovile. Meie aga näeme juba õige pea järgmises videos. Tšau, paka!